Sander Raudsepp ja õppisin kunstilist kujundamist. Millal, kui ma mõtlen, 2005 kuni 2008 vist oli. Päris täpselt, ma väga 100% kindel ei ole. Mina olen siis Kadi Krass, õppisin kunstilist kujundamist, täpselt ei mäleta, mis aastal praegu. 2006 äkki, mingi 10 aastat tagasi. Nii, Valmar Voolaid, õppisin ametikoolis, sel ajal oli selle nimeks dekoor või kunstiline kujundamine. Ja mis see küsimus veel oli? Millal? See oli 2001 kuni 2003. Minu nimi on Sander Tulk. Õppisin multimeedia kujundaja erialal aastatel 2011 kuni 2014 ja siis 2014 kuni 2016 õppisin tarkvara arendaja erialal. Mu nimi on Maria ja umbes 10 aastat tagasi ma õppisin kunstilist kujundamist Kuressaare ametikoolis ja nüüd kevadel ma lõpetasin ametikoolis keraamika eriala. Ehk siis see vana õppehoone, kus on dekoor ja need osad. Et see, kus te praegu olete disainimaja, kas seda ei olnud siis üldse? Seal oli võimle siis? Dekooris peamiselt. Ja Upal olid ka tunnid siis on. Enam vist ei ole. Põhiliselt disainimajakas, võiks öelda. Vähemalt see disaini erialal. Ja pärast seda ikka seal, mis ta nüüd on, õppehoone, kus on need tavalised arvutiklassid. Et need olid põhimõtteliselt 2 maja, mille vahel sai pendeldatud. Õppetöö toimus, kui ma esimest korda käisin, siis Suurpõllu tänaval, vanas majas ja edasi jätkasin õpinguid Kohtu tänaval. Ägedad tutvused. Ega teil ei ole see? Ma ei tea, kui ma väljast poolt vaataks, siis võib-olla veeralli tuleks kohe esimesena pähe. See on selline asi, mis millegi pärast ametikooliga seostub kohe. Hästi lahe seltskond. Meil kooli ajal oli see, et me ei olnud siin selles ametikoolis, mis praegu on, me olime nagu eraldi Suurpõllu tänaval, selline pisike vana maja ja täiesti nagu omaette olemine. Rahvas käis koolis siis, kui ise tahtis. No mitte siis, kui ise tahtis, vaid pigem nii, et oldi nagu õhtud läbi seal, mõni kord isegi ööd läbi oldi seal, tehti töid ja lihtsalt oldi ja selline melu. Disainimajakas, ma ei tea miks, aga see on see kõik, mis alati ära käib, kõik need Macid ja mingisugused tehnikad ja noh, kes seal need põhitegelased on, Laurid ja Möllud ja kes seal möllavad oma platteritega ja noh, Lauri räägib, et tal on alati palju tööd ja et tal on alati abivaja millegagi ja et noh, see on see põhiline seos, mis tekib selline melu seal. Lehtsalu oli väga naljakas karakter. Lugusi ka või? Ma oskan ühe loo rääkida, aga ma ei tea, see on selline naljakas lugu. Naljakas sobib. Et Lehtsalu on teadupoolest... See oli mu klassivennad tegid sellise nalja. Et nad tahtsid õpetajaga sarnaneda ja siis Lehtsalu on nagu pealtpoolt kiilakas nagu. Ja siis nad ajasid iseennast nagu ka niimoodi kiilaks ja siis tegid selle selline moodle keskkond oli, seal oli kasutajad nagu, siis nad panid need kasutajapildid, panid nagu Lehtsalu koopiad endast, nagu panid sinna, aga Lehtsalu ei teinud sellest välja, aga see oli väga naljakas, nagu meie seas oli see väga naljakas. Lehtsalu oli üks lemmikuid. Ta oli hullult hea õpetamisstiil kuidagi, et pani inimesi õppima ja kuidagi selline väga huvitav õpetaja oli üldse. Endel loo oli hästi omaette kuju, nagu, et no ta andis meile reklaami, niisi lihtsustatult öeldes, et kujunduse poole pealt ja kogu aeg jutustas oma elulugusid ja hästi vahva mees oli. No räägime Laurist, et Lauri on selline tore vend, et ma ei mäleta, kui palju tunde ta mulle küll andis, aga isiksusena ta on kuidagi hästi selline, ma ei tea,
lahe. see on keeruline küsimus, aga nad kõik on väga napakad ja väga professionaalsed loomulikult samas. õpilasest. mul ausalt, ma praegu koogin mingid 10 aasta taguseid mälestusi, ma ei ole vaata üldse mõelnud vahepeal selle peale. Ja siis ülihalb või imelik, umbes sama, et keegi hakkab sul lasteaia kohta mingeid asja küsima. No neid on seal palju, neid on seal väga palju olnud. No kõige ennem tuleb meelde muidugi mu elukaaslane, kelle ma sain sealt kursuselt nii-öelda, kellega me kohtusime seal kursusel, on ju, et ta on nagu siis kõige ennem, kes meelde tuleb, on ju. Ja mingi eredam väärtus, mis kohe. No me tegime ise väga palju mingit Räägi sellest, mis sa ise tegid, millega. Aga see seondub kõik alkoholi joomisega selles mõttes, et see on siuke. Noh, üldiselt ma võin öelda, et väga äge nagu seltskond oli. Et noh, sellised hästi seinast seina kirjud inimesed, et on need, kes olid hästi pühendunud, siis olid neid loodreid nagu noh, tõenäoliselt teate, et igas kursuses on neid, aga samas hästi nagu noh, kirju oli see seltskond ja mulle nagu see meeldis, see kuidagi nagu täiustas seda kogemust. Ja samamoodi oli ka arenduserialal, et niisugused lahedad inimesed, kellega sai nagu noh, kes andsid uusi perspektiive ja noh, eks mõlemast erialast on nagu sõpru ja tutvus eluks ajaks ikkagi. Mõni lugu õpilastest, ahah. Issand jumal, nii raske, peaks nüüd pausi tegema. Kõige ootavatum kogemus. Ega väga ei meenu niisugust ootamatut või midagi, noh, selles mõttes kogu see kooliperiood oli selles mõttes täiesti harjumatu, et just nagu keskkoolis ka tulnud, et harjud, et lähed hommikul kooli lõunast tuled, on ju, nagu ma ütlesin, et ja, aga seal oli niiviisi, et no niisugune vaba olemine oli nagu, et jah, kommuun, et see oli nagu omaette kogemus või teistsugune kogemus, et jah. No, et kuidagi targaks saab. Et saad ka no, lisaks seltsielule ka teadmisi. Mart, ma teeks kõike uuesti, nagu ikka. Et ei ole nagu, et ma enam ei teeks nagu, sellepärast, et... Ei saanud see millegi sellisega hakkama. Ei no ikka sain, aga selles mõttes, et see on nagu alati kogemuse võrra rikkam, nagu selles mõttes, et ei tasu nagu näiteks nagu see asi, maha kanda. Mida sa ei mäleta. Ja see asi, mida ma ei mäleta ka, aga no vaata, see on see ikkagi siuke nagu süümepiinatripp on endal ikka, aga noh, siis ikkagi alati noh, see on nagu vigadest õppimine, see ongi hea asi, ma arvan. Ma ei ostaks enam alaealisena sellised illegaalsed asja. Ei oska öelda, alkoholi ei tarbi enam. Ma usun, et ma ei joo enam kunagi veini nimega Kosmos. Ma loodan, et see on ka tootmisest maha võetud. See käib sinna vanamaja juurde. Et millegipärast need uustulnukad topiti seda täis ja siis saadeti metsa. Jah, see on siuke halb lugu.